Ja mul on hea meel rääkida meie arendusprojektist Tartu Tervishoiu Kõrgkooli juhtimisel. Alustasime projektiga septembris 2015, aga projekt on 3-aastane, järelikult ta veel lõppenud ei ole ja meil on veel enam kui pool aastat minna selle projektiga. Kuidas me oma projekti ideeni jõudsime? Tegelikult see projekti idee ja sellele rahastuse saamine on olnud päris pikk teekond. Ja idee algselt pärines ühelt meie tänaselt projektipartnerilt. Ja me üritasime seda ideed realiseerida projektina 3 korral. Ja alles 3. korral õnnestus meil saada oma ideele raha. Meie esimene katsetus ebaõnnestus sellepärast, et me tahtsime kohe väga palju ära teha ühe projektiga, mis ilmselgelt ei olnud reaalne. Ja meie teine katsetus ebaõnnestus tõenäoliselt selle tõttu, et me ei olnud endale päris selgeks teinud, kes on sihtrühm. Kuidas see idee siis see, mis tänasel päeval on projektiks saanud, formuleerus? Meie projektis osaleb 5 rakenduskõrgkooli väga erinevatest Euroopa riikidest, Soomest, Norrast, Šveitsist ja Portugalist. Ja me kõik kuulume ühte üle-euroopalisse võrgustikku. Ja selles võrgustikus koos tegutsedes me jõudsime arusaamisele, et meil on ühesugune vajadus teatud koolitusvaldkonnas. Ja samalaadse koolitusvajaduse tunnetamine erinevates riikides andiski tõuke projekti kirjutamiseks. Samas sihtrühm, kellele meie arendusprojekti intellektuaalsed väljundid ehk need produktid, mis me lõpuks projekti raames valmis saame, need on mõeldud suhteliselt väikesearvulisele sihtrühmale. Ja samas, kui vaadata Eestit, siis Eestis on selle sihtrühma ressurss ja pädevus veel suhteliselt piiratud, sest meie oleme selle tehnilise valdkonna spetsialiste koolitanud Eestis alles 19 aastat, aga meie partnerriikides on samalaadseid spetsialiste koolitatud juba üle poole sajandi, mistõttu nemad on kindlasti oluliselt pädevamad meist selles valdkonnas. Ja kuna meil see rahastuse taotlemine projektide kaudu 2 korral äpardus, siis tol hetkel, kui me teada saime, et projekt ei ole raha saanud, siis loomulikult tol hetkel me olime õnnetud. Aga tegelikult ma arvan, et see tuli kasuks. See, et me 2 korral raha ei saanud ja et me tegelikult saime rahastuse projektile alles 3. korral. Nende 3 katsetuse abil saime me ise järjest paremini aru, mis on see, mida me tegelikult projekti raames teha tahame ja kuhu me tahame välja jõuda. Ja teine niisugune hea asi nende äpardumistega seoses oli see, et me leidsime endale head partnerid. Natukene meie projektrühma koosseis nendel erinevatel taotlemise kordadel varieerus ja varieerus ta just selle tõttu, et me saime loobuda partneritest, kes ei olnud väga koostöövalmid, vaid pigem keskendusid sellele, mida ei saa teha ja kuidas ei ole võimalik. Et niisugune destruktiivne hoiak ei tule projektitöös
ja üldse igasuguses töös ei tule kasuks. Nõnda, et need taotluste äpardumised tegelikult kokkuvõttes tulid meile kasuks. Ja kui ma korraks vaatasin veel üle selle tagasiside, mida me oma projekti taotlusele saime, koos sellega, kui me olime teada saanud, et meie projekt on saanud rahastuse, siis meie projekti idee tugevuseks oli kindlasti see, et idee oli hästi läbimõeldud. Tegevused, mida me olime planeerinud, olid teostatavad neis riikides, kes on partneriks ja selle ajaga, mis on projektiks ette nähtud. Et tegevused olid hästi praktilised ja vajalikud mitte ainult Eestis ja mitte ainult meil siin kohalikul tasandil, vaid olid huvipakkuvad ka kõigile partneritele, kes projektis osalevad. Nii nagu ma ütlesin, meil on siis rakenduskõrgkoolid partneriteks, 2 rakenduskõrgkooli Soomest, Oulu ja Metropoolia kõrgkool Helsingist. Siis on meil Lääne-Šveitsi rakenduskõrgkool, Lääne-Norra rakenduskõrgkool, Oulu rakenduskõrgkool ja Oulu rakenduskõrgkooli partneriks olev haigla ja Lissaboni Polütehniline instituut. Ja siin siis ka üks pilt sellest, kus me oleme Portugalis oma projekti kohtumisel. Ja ma kogu aeg räägin, et väga kitsas eriala, kes on meil sihtrühmaks. Tegelikult meie projekti sihtrühmaks on radioloogiatehnikud ehk need inimesed, kes teevad mammograafilisi uuringuid röntgenaparaadiga rinnavähi varajasel avastamisel. Ja seesama mammograaf on siis meil näha siin fotol rõõmsate partnerite selja taga. Kuidas me oma partnerid leidsime? Me leidsime oma partnerid üle-euroopalisest võrgustikust, nii nagu eelpool jutt oli, et see üle-euroopaline võrgustik koondab väga paljusid rakenduskõrgkoole Euroopast, kus selle valdkonna spetsialiste koolitatakse. Loomulikult on meie koostööpartnerid pärit meie varasematest erinevatest koostöötegevustest. Meie Soome partnerid on meie väga pikaajalised koostööpartnerid. Nad on käinud, Soome koolidest on käidud meie koolis külalisõppejõududeks, on toimunud üliõpilaste vahetused. Meie oleme varasemalt olnud partneriks soomlaste juhitud projektides ja nii edasi. Et meie Soome partnerid on olnud meile tõepoolest väga pikaajalised koostööpartnerid väga erinevates tegevustes. Nüüd mõned partnerid on suhteliselt lühiajalised partnerid meile, nagu Portugali partner, kellest me väga palju ei teadnud, aga keda soovitas meile soojalt meie Šveitsi partner. Seega üks partnerite leidmise võimalust, nii nagu eelmisest ettekandestki välja tuli, on partnerite kaudu leida uusi partnereid ja me oleme seda ka kasutanud. Meie partnerite tugevused. Ma arvan, et kõige suurem tugevus meie partneritel seni on olnud usaldusväärsus. Niisugust rahvusvahelist arendusprojekti juhtida on päris suur väljakutse, aga kui partnerid on usaldusväärsed ja peavad kinni tähtaegadest ja kokkulepetest, siis on suhteliselt hea olla koordineeriv asutus. Meie partnerid on pädevad ja kuna me tundsime üksteist juba enne projekti taotluse kirjutamist ja taotluse kirjutamise ajalgi,
siis oli meil suhteliselt kerge otsustada, milline rakenduskõrgkool võtab enda peale, millise intellektuaalse väljundi väljatöötamise organiseerimise. Sest nende väljundite puhul peab olema alati üks organisatsioon, kes võtab vastutuse kogu selle väljundi väljatöötamise eest. Ja kuna meie partnerite seas on erinevate pädevustega inimesi, siis oli meil päris hea leida igale väljundile vastutaja. Mis ei ole mitte vähem oluline, on koostöövalmidus. Et partnerid tunneksid huvi mitte ainult selle vastu, mis on nende konkreetsed kohustused, ülesanded ja kui suur on nende eelarve, vaid tunneksid huvi ka projekti vastu tervikuna. Ja mina pean ütlema, et meie partnerid on küll just niisugused, kes tunnevad huvi projekti vastu tervikuna, mitte ainult oma eelarve ja oma osa vastu. Ja konstruktiivsus, ehk siis see, millele varem sai juba põgusalt viidatud, et on tore teha koostööd partneritega, kes ei keskendu mitte kurtmisele, vaid sellele, kuidas asju saab teha ja otsivad võimalikke lahendusi, kui on tekkinud probleemid. Mis on koordinaatori ülesanded? No nii nagu eelpool juba eelmises ettekandest öeldud, siis ikka paberitöö, lepingud, aruanded, protokollid ja nii edasi. Ja projekti üldise kulgemise ja eelarve täitmise jälgimine. Kindlasti vajadus motiveerida, leida lahendusi, jagada selgitusi ikka uuesti ja uuesti tingimuste, reeglite ja nõuete kohta, suhelda väljaspool projektrühma ja püüda kujundada ja toetada seda pingevaba õhkkonda. Miks siis ikkagi hakata koordinaatoriks, kui koordinaatoril on nõnda palju ülesandeid? Ma arvan, esikohal on see, et kui olla koordinaator, koordineeriv organisatsioon, siis saan ma ellu viia oma vajadusi, oma kooli, selle kutseala vajadusi ja teha seda sellisel viisil, nagu on meile kõige sobivam. Meie arendusprojekt on näide sellest, et koostööprojekt võimaldab saavutada arenguspurti valdkonnas, kus endal võib-olla võimekust veel napib. Ja mida teeksin teisiti, kui oleksin nüüd situatsioonis, et pean kirjutama projekti? Mõtleksin hoolikalt läbi kogu taotluse kõik osad. Planeeriksin põhjalikumalt tööjõu eelarvet. Tõepoolest, aega tegevusteks kulub alati rohkem, kui me neid planeerida oskame. Ja võib-olla üks näide ka, et ei jääks väga üldsõnaliseks. Meie oma projektis töötasime välja 3 moodulit ja moodulite väljatöötamiseks planeeritud aeg oli päris hea ja sobiv. Aga me ei mõelnud nagu projekti koostamise etapis sellele, et pärast seda, kui moodul on välja töötatud, tuleb ta kohta koguda tagasisidet ja tagasiside alusel teha täiendusi. Vaat see täienduste osa, selle jaoks meil nagu tööaega enam planeeritud ei olnud. Ja viimaseks, et tegevused kõik üldiselt võtavad tõepoolest rohkem aega, nii nagu ütlesid ka eelnevad ettekandjad. Et sellele tasuks mõelda juba projekti kirjutamise etapis. Aega läheb rohkem rahvusvahelisel suhtlemisel keeles, mis meile kõigile on võõras. Ja kokkuvõtteks, hea idee, mis johtub reaalsest vajadusest, peaks olema see alus. Kui sellele leida veel usaldusväärsed, pädevad ja koostöövalmid partnerid, siis on hea alus loodud selleks, et koostada projekt ja sellele saada ka rahastus. Soovin edu projektitaotluste kirjutamisel. Nii, suur aitäh Tiinale.
Tiina, sulle on tulnud ka täpselt sama küsimus, et kas ka teie taotluse kokkukirjutamine võttis aega paar kuud või kuidas sellega on? Oi, meil läks aega väga kaua. Isegi vaatamata sellele, et meil oli 3. katse ju, aga me alustasime kusagil novembris ja nagu ikka aega läks rohkem, kui me arvasime. Ja nii nagu ma siin ettekandes ütlesin, et me ei olnud väga hoolikad kogu taotluse lahti kirjutamisel. Et meil jäi napiks levitamise osa, tasub ikka kogu projekti taotlus hoolikalt üle vaadata. Meil läks aega kaua. Nii, on saabunud selline küsimus, et milline oli juhtpartneri projekti juhtimise reaalne töökoormus? Kas siis täiskoht või siis mingi 0,1, 0,2 ja nii edasi? Äkki küsime selle küsimuse Tiinalt. Mina arvan, et 0,25 on päris reaalne. Aga kõik sõltub ju sellest, kas on kõrval raamatupidaja, kui palju raamatupidaja teeb ja nii edasi. Jah, 0,25. Selge, aitäh. Küsime siis Aikilt ka sama küsimuse. No meil ei olnud nüüd otseselt, kas te kuulete, jah? Ja. Et meil ei olnud küll otseselt kirjas seal seda, et kui palju siis see töökoormus on. Kui päris aus olla, ega selle peale ei osanudki alguses nüüd mõelda, ja ei lugenud ka päris neid tunde kokku, nii et raske öelda, aga oleme olnud partnerina projektis ja oleme olnud juhtpartnerina, et selge on see, et juhtpartneril on rohkem tööd. Siis see vastutus on suurem, aga ma kahjuks ei oska tõesti niimoodi tööajaliselt otse öelda, sest et kui ma näiteks kodus, eks ole, teen köögis süüa ja mõtlen projekti asjade peale, et kas see siis on tööaeg või ei ole, et kõik sellised asjad, et sa tegelikult nagu kannad seda projekti kogu aeg peas, et see muutub osaks sinu elust ja sa ärkad pühapäeva hommikul ja räägid oma mehega projektist, aga mitte kodust. Nii et paraku nii ta on, nii et ma ei oska tunde öelda. Selge pilt. Nii, kui on veel küsimusi, siis need on kindlasti oodatud. Nendele, kes kibelevad juba muude asjatoimetuste juurde, siis suur tänu teile meie webinari kuulamast. Esimese ettekande leiate te siit handouts sektsioonist ning kohtumiseni.